ja meie jätkame siit kohe järgmise esinejaga ja selleks on Mari-Ell Jüssi. Ja tema siis toimetab sellises ettevõttes täna nagu Sea Kayaking Estonia OÜ, ole lahke. Ja taustaandmete uurimisel tuli välja, et Mari-Ell Jüssi on üles kasvanud looduse keskel. Ja ega tal muid variante väga palju polnud ka, sest vanaisa Fred Jüssi, isa ja onu bioloogilised ülgeuurijad ja tõenäoliselt loodusest mingisugust pääsu polnudki. Kõlas küll nagu reisile sinuga sissejuhatus, aga nüüd jään vait ja lähen ära. Mulle meeldib see, et isa ja onu on bioloogilised ülgeuurijad või? Bioloogidest. Jah, mina olen bioloogiline ülgeuurija. Aitäh väga luistaka sissejuhatuse eest. Nii kahju on teid tegelikult siin kinni hoida, sest õues on imeline ilm. Aga ma siis teen kähku. Kas sel aastal on peale algise veel keegi juba vee peal käinud? Tõstke käsi. 1, 2, 3, okei, väga hea, parem kui nende räätsamatkadega seoses. Mina olen siis sellisest elustiili ettevõttest või väiksest ettevõttest nimega Sea Kayaking Estonia. Ja me oleme Vanderlustist poole vanemad või umbes nagu 13 aastat oleme tegutsenud. Ega meid endiselt eriti ei tunta, aga noh, mis seal ikka, eks. Et teine küsimus mul oli veel. Kes teab, kus see pilt on tehtud? Ma ei tea, see paistab hästi kehvasti, aga jah, väga hea, aga täpsemalt. No põhimõtteliselt mitte päris, aga põhimõtteliselt on nagu üsna lähedale, Mart. Vihjaks oli siis see kõrge pank ja meil on tegelikult pankrannikul väga vähe kohti, kus on võimalik panna telgid ja tulla nagu maha. Nii et põhimõtteliselt on nagu mitukümmend kilomeetrit, nii et sul ei ole võimalik maha tulla mere pealt. Ja see on siis Saka külas, Sillamäe süvaveel lask, ehk siis sealt saab evakueeruda süstadega ja on võimalik telkida. Selle pildi mõte oli tegelikult see, et mis meie teeme, on, et Eesti on küll väga turvaline, looduses on lihtne käia, aga meil on ka siiski kohti, kus on üsna nagu ekstreemne või keeruline ligi pääseda. Ja meie nagu matkade moto ongi see, et me lähme sinna, kuhu muidu ei saa väga hästi minna. Ja ma arvan, et kokkuvõttes nagu võibki välja tuua, et mis eristab meid ühest turismitalust, kellel on palju kanuusid. Et siis tegelikult me oleme algusest peale hästi nagu teadlikult ennast koolitanud. Me alustasime 2013, tegime peamiselt välismaale meresüstamatkasi ja ekspeditsioone. Ja siis saime aru, et tegelikult on Eesti ka päris tore koht, kus süstaga sõita. Ja me alustasime British Canoeingu matkajuhi ja treeneri süsteemis ennast harides, sest Eestis ei olnud nagu väga mitte midagi pakkuda. Et siis, kui mina esimest korda paati istusin, siis ma olin 360 abigiid ja abigiididele tehti Männiku järvel üks koolitus, kus siis mu isa ja mu isa sõbrad ütlesid, et ei tõmba ikka rohkem nagu kehaga, et mis sa kätega tõmbad. Ja siis mulle tundus, et sellest on natuke vähe, et minna inimestega ja gruppidega vee peale ning siis ühesõnaga me oleme inglise koolkonnast nii-öelda. Et matkajuhtidel on nagu pikaajaline traditsioon, kuidas inimestega tegeletakse ja kuidas professionaalselt asjale läheneda. Et see eristab meid ühest turismitalust. Aga turismitaluga me ikkagi alustasime siis, kui suurveed lõppesid aastal 2013. Siis me ostsime Soomaal Karuskose talu, et pikendada oma hooaega, et saada 3-8 kuuni see veetegevus. Ja siis tänaseks me oleme nagu talus hoiame oma asju, aga algusest mingid aastad ikkagi aitas meil nagu võimaldas, et me saame peale matka inimesed sooja sauna kupatada näiteks. Aga nagu turismitalu me endiselt ei pea, pigem on nagu me oleme jätnud selle võimaluse, et me saame ükskõik kus Eestis teha matku, et meid nagu ei saa seostada mingi ühe kohaga, sest ilmselt meie matkajuhid ei suudaks vastu panna sellele, et sa pead
näiteks 4 kuud ühes kohas ühte sama asja tegema, et need inimesed, kellega koos me töötame, nad lihtsalt ei ole nii püsivad üldiselt. Et tahaks ikkagi vaheldust. Ja mida me siis pakume, ongi niisugust off the beat and track tunnet või et me olemegi nagu nomaadid, et mu isa kunagi ütles Saarnaki laiul, mis on meie nagu lemmikkoht mu Eestis. Ma olin, ei saa, miks meil ei ole sellist nagu lahedat suvekodu, et nagu miks me oleme need õnnetud. Ja siis ta ütles, et ei, et vaata, et terve Eesti on meie nii-öelda mängumaa, et sul ei pea olema ühte kohta, vaid et sul on see võimalus olla vaba ja avastada, et sa ei pea oma kartulikeldrit kuskil valvama, et naudi seda põhimõtteliselt. Ja siis oma ettevõtlusega me oleme nagu sama nagu liini hoidnud, mis annab siis võimalus selle, et tegelikult me saame klientidele pakkuda väljakutseid või iga matk on nagu täiesti omamoodi, et seal ei ole mingit nagu kordust, mis tõttu on veidi keeruline neid ka tooteteks või teenusteks teha. Aga mida inimesed saavad, on see, et sa oled nagu päriselt matkal, sul tekivad matkakaaslased, sul on ühised eneseületused, tihti võib-olla ongi nagu raske ja sa ei näe neid inimesi mujal kui seal matkal, aga sul tekib nagu, et näed, Margitit ma olen seal nagu kuskil matkal näinud, ma mäletan väga hästi, on ju. Et ehk siis sul tekivad siuksed nagu natuke erilisemad suhted, kui niisama grupp nagu võõrastega korra 5 minutiks vee peale minnes. Ehk siis need väljakutsed annavad võimaluse natukene nagu süveneda inimestesse ja tekivad siuksed nagu argi olme elust. Inimesed üldiselt lülitavad ennast täiesti välja. Ja kliendile tähendab seda, et kõik meie matkajuhid, instruktorid on koolitatud, nii et me ei võta liigseid riske, aga sa saad ennast usaldada nii-öelda meie instruktori kätesse. Üsna tihti tähendab seda, et inimesed on nagu haavatavad, sa oled enam-vähem vee all, mingi asi on sul ümber kõhu, aga sa saad usaldada, et sind tuuakse sealt välja, et sa oled nagu paned ennast haavatavasse olukorda, aga see on okei. Ma ei tea, kuidas see nüüd kõik välja on. Aga kuidas seda siis teha? Me oleme siis investeerinud nendesse kvalifikatsioonidesse tohutult aega ja tohutult raha, aga ma arvan, et see on nagu kõige parem investeering üleüldse ennast nagu jätkuvalt koolitada. Ennast nagu pidevalt edasi arendada, et kui ma pean jälle esmaabikoolituse tegema, siis ma tahaks nagu veel rohkem, ma tahaks veel minna nagu 10 päeva võtta seda wilderness first aid, et tegelikult ma tahan kogu aeg edasi õppida ja ma arvan, et see nagu meie tiimi ka seob, et tegelikult kõik tahavad nagu veel ja nad tahaks nagu veel teada, mis süveneda ühesõnaga. Et seda oleks võimalik teha, siis me oleme kallist ja siukest kvaliteetset varustust kasutanud. Et me anname klientidele täpselt need samad riided, mis ma panen ise selga. Ma annan need selle sama kerge aeruga oma kliendile, siis ma ei mõtle, et tema nagu annan talle selle odava junni, et ta niikuinii ära kaotab. Ei ole nii. Ma pean lugu sellega, et ma annan kõikidele nagu täpselt samad head asjad, kui mul endal on jalas ja käes ja peas. Et kiiver on nagu samamoodi testitud ja ei ole nagu vana ja hallitav. Eks, et see on nagu see standard, millest ma alla ei lähe. Ja siis, et kõiki neid asju saaks teha üleüldse, et sa saad minna kuhugi külma, üleujutatud metsa, mis on kõik ühtemoodi, siis tegelikult on vaja teha iga päev riskijuhtimise süsteemid lähtuvalt õigeid otsuseid. Ehk siis, mida me oleme juurutanud hästi pikalt, on, et meil on iga päev, kui instruktor läheb välja, siis ta peab kirjalikult esitama, mis on tänased riskid, kuidas ta neid on hinnanud ja ta peab grupile ka teada anda, et mis riskid on ja kuidas ta sellega tegeleb. Ühesõnaga, see on, ma arvan, nagu see alus, milleta ei ole võimalik alust minna vee peale. Kuidas täpselt? Meil on hästi väiksed grupid, me kindlasti hinnaga mitte kunagi kedagi nagu ei saa lüüa, sest see instruktori või nagu matkajuhi ja kliendi suhe on 1:6, ehk siis iga 6 kliendi kohta meil on üks matkajuht. Mis tähendab siis seda, et see on hästi personaalne suhtlus inimesed. Me oleme öelnud, et iga matkajuht peaks saama nagu päris vestluse iga kliendiga pidada iga päev
ja võib-olla nagu mingi hea nalja teha või saama kõik naeratama. Et see on nagu see, kuidas meie teeme asju. Samamoodi me tegelikult kokkame algusest peale kõik söögid, kõik riided on nagu algusest peale, kõigil peavad olema head asjad seljas, kõigil peavad olema terved asjad seljas. Ning siis nagu päris palju tuleb teha otsuseid, et mida ma jätan tegemata või kuhu ma täna täpselt lähen. Et neid otsuseid on nagu mõnikord on päris raske langetada, aga nagu meil on süsteem, kuidas neid otsuseid siis igaüks vee peal saab hinnata. Nii, ma vaatan, ega mul ei olegi rohkem midagi öelda, ma ei taha teid kinni hoida. Ma lihtsalt tahtsin edasi öelda selle, et ma vaatasin oma armsa bioloogist onu Mardi intervjuud teile õhtul Plektrummis ja siis ta andis kultuurisoovituse, et lugege ühte kõne või kuulake ühte kõne ja see on maadeuurija Nanseni kõne siis, kui ta sai rektoriks, Oslo ülikooli rektoriks vist. Ja see kõne on suuskadel läbi Gröönimaa raamatus kirjas, aga internetist leiab ka selle. Ja see räägib seiklushimust ja elurõõmust ja eluvaimust. Et ma tahaks kutsuda kõiki üles lihtsalt seiklema ja olge julged ja käige õues ja tehke nagu pööraseid asju, sest et see paneb tundma su, et sa elad. Ja, aitäh. Kas on küsimusi?